Aivar Kuusmaa, kuidas on peatreeneril mängida sisuliselt tegelikult number 4, mitte isegi number 4-dega, vaid suure korvpalli mõistes number 3-dega seda mängu? Noh, mängid sellega, kes sul on ja täna ütleme, mängijad tõestasid fännidele, publikule, vastasmeeskonnale ja nii treeneritelegi, et kui sa mängid hingestatult ja mängid julgelt, kartmata vastast, siis on võimalik kõigiga mängida, olenemata sellest, mis rotatsioon sul praegu on. No täpselt nii, võeti visked igast tasandist üle käte, murti sisse resultatiivselt. Kas see oli, võib-olla raske hinnata, aga kas see oli nüüd selle hooaja parim mäng Rapla poolt näidatund? Ei, no nii on raske hinnata, sellepärast, et ma usun, et koos Pubalaga tegime ka siin mõned head mängud kindlasti. Aga nagu ma ütlesin, korduvalt olen öelnud, et ei ole mul probleem meeskonna võitlusvaimus. Et see on olemas neil. Praegune probleem on meil tõesti, et rotatsioon on väike, ehk ma mängisin ju 7 mehega ja siin Devini jalgkrampi ja Voolaiuli jalgkrampi, nii et nii ta läks, et ma arvan, me andsime päris hea lahingu ja me väärisime isegi võitu. Et oleks siin mõned otsused natuke teistmoodi olnud, mine tea, kuidas see mäng oleks lõppenud. No, meeskonna klubi tegevjuht Jaak Korp mainis ennem Graamo mängu siin, et loodab laupäeval 2 pika mehe saabumist. Kas sa oled kursis, Aivar, meestega, kes tulevad, mis positsioon, 4-5, kui pikad? Jah, ega me oleme ju otsinud pikalt ja selles mõttes kui nüüd kõik hästi läheb, siis tulevad 20 number 5 ja 26, 27 number 4. Ehk esimene valik meil oligi, kellega meil juba pikalt käisid läbirääkimised 207 vennaga. Et nüüd on ainult küsimus, millal ta siia jõuab. Ja selles mõttes tegi Vill ise meie olukorra lihtsaks, et ei ilmunud treeningutele, mis andis meil võimalusega kohe värvata teine mängija, kes meil ka oli silmapiiril. Peatreener Aivar Kuusmaa ja Viljar Tiino konflikt, mis ta võib öelda, isegi nimetati sõnasõjaks üsna teravalt, et kui terav see olukord oli, et mis sa selle kohta ütled, selle möödunud olukorra kohta? Ei, see olukord on möödunud, meil oli lihtsalt küsimus see, et esmaspäeval, et kuida me selle asja nagu lahendama, aga kuna ta ei ilmunud ise kohale, siis asi lahenes meie jaoks nagu lihtsalt ja ma peaks ütlema, et temaga olid probleemid mitte nagu ütleme viimased nädalad, vaid Pubalo saabumisest alates oli meil temaga probleeme ja tegelikult me otsisime pikalt võimalust ta välja vahetada. Aitäh, Aivar, ja edu juba järgmistes mängudes! Aitäh!